Tere kõigile, head vaatajad! Eesti eest nädala uudised 119. saade, vaatamist lõppenud nädal kõige olulisem. Minneapolises puhkesid protestidel relvastatud kokkupõrked. Minneapolisis on ICE agentide poolt Alex Breti tapmise vallandunud protestide ajal toimunud kokkupõrkeid relvadega. Pärast Alex Breti mõrva puhkesid Minneapolises massimeeleavaldused. Kyle Wagner, kes nimetab end Antifa liikumise kindraliks, kutsus relvastatud meeleavaldajaid üles meeleavaldusele tulema, kuulutades, et rahumeelsete meeleavalduste aeg on läbi. Iisraeli telekanal tabati otseülekande võltsimisel. Iisraellane Noja Zion märkas Iraani protestide ohvrite fotode hulgast oma selfit. Ohver paljastas võltsingu kohe sotsiaalmeedias. Paradoksaalne, et Zion, zionist ja sionism, et selline kokkusattumus pole juhuslik. Euroopa Liidu riigid andsid esmaspäeval lõpliku heakskiidu Venemaa gaasiimpordi keelustamisele 2027. aasta lõpuks, muutes oma lubaduse katkestada suhted endise peamise tarnijaga õiguslikult siduvaks ligi 4 aastat pärast Moskva täiemahulist sissetungi Ukrainasse. EL-i riikide ministrid kiitsid seaduse esmaspäeval Brüsselis toimunud kohtumisel heaks, kuigi Slovakkia ja Ungari hääldasid vastu ning Bulgaaria jäi erapooletuks. Kui keegi siin arvab, et Euroopa Liit suudab end ilma Ameerika Ühendriikideta kaitsta, siis unistagu edasi. Meie ei suuda, ütles NATO peasekretär Mark Rutte. Aga olgem ausad. Euroopa Parlament lükkas edasi otsuse EL-i ja USA vahelise kaubanduslepingu tühistamise kohta, kuid andis märku, et teeb seda hilisemal kuupäeval. Pärast esmaspäeval 2,5 tunni pikkust kinniste uste taga peetud kõnelusi ei suutnud parlamendi tipptasemel kaubandusseadusandjad kokku leppida, kas transatlantiline leping panna hääletusele. Seda vaatamata Euroopa Liidu riikide eelmisel nädalal tehtud üleskutsetele leppe rakendamine blokeerida, kuna USA president Donald Trump oli oma ähvardused Gröönimaa hõivamise kohta tagasi võtnud. Google nõustus maksma $68 miljonit kohtuasja lahendamiseks, milles väideti, et ettevõtte häälega aktiveeritav assistent luures nutitelefoni kasutajaid sobimatult, rikkudes nende privaatsust. Reede hilisõhtul esitati San Jose osariigis Californias föderaalkohtule esialgne kollektiivhagi kokkulepe, mis vajab USA ringkonnakohtuniku Beth Labson Freemani heakskiitu. Praegu liigub Iraani poole tohutu armaada. Ma loodan, et seda vaja ei lähe, aga see on väga võimas. Suurem kui see, mis meil Venezuela lähedal oli, ütles Trump. 4 sekundit lähemal tuumaapokalüpsisele. Maailmalõpu kell on nihutatud 85 sekundit südaööni. See on projekti ajaloo halvim näite alates 1947. aastast. 14 Euroopa riigist koosnev rühm on andnud Läänemerel ja Põhjamerel varitankeritele avaliku hoiatuse, suurendades seeläbi laevade riske, mis ohustavad meresõidu ohutust. Nagu Ukrinform teatas Bloomberg sellest viidates mereteede rannikuriikide, sealhulgas Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia ühisavaldusele. Allakirjutanute sõnul võivad laevad sõita ainult ühe riigi lipu all ning eelkõige peavad neil olema kehtivad ohutus- ja kindlustusdokumendid. Tankereid, mis sellele nõudele ei vasta, peetakse riikliku kuuluvuseta laevadeks. Ma võitlen Taani ja Gröönimaa eest ning ma võitlen Euroopa eest. Peamine julgeolekuoht Euroopale on Venemaa. Taani peaminister Mette Frederiksen. Ühendkuningriigi politsei saab nüüd teie telefonist kõike kätte saada ilma parooli või orderita. Isegi kui teile kunagi süüdistust ei esitata, muutes Ühendkuningriigi selliseks totalitaarseks jälgimisriigiks, mille eest hoiatatakse dystoopilistes romaanides, kus privaatsust lihtsalt ei eksisteeri. Venemaa on valmis vajadusel oma töötajad Iraani Bushehri tuumaelektrijaamast evakueerima, ütles Venemaa riikliku tuumakorporatsiooni juht Aleksei Lihatšov neljapäeval riikliku uudisteagentuuri TASS tsiteerides. President Vladimir Putin ütles eelmisel aastal, et rajatses, mis on Iraani ainsasse tegutsevas tuumaelektrijaamas ja mille Moskva Iraanile ehitas, töötab sadu venelasi. Me ei saa Venemaad sundida meiega rääkima, nad saavad ameeriklastelt kõik, mida tahavad, tunnistas Kaja Kallas Brüsseli täielikku abitust. Trump valmistub nimetama Kevin Warshi, Ronald Lauderi, Väimehe ja Bilderbergi grupi endise juhtkomitee liikme järgmiseks föderaalreservi esimeheks. Sellega seonduvalt tuletage meelde, et kuni neljapäevani oli kulla ja hõbeda hind järsult üles kasvanud
ent reedeks kukkusid nii Bitcoinid, kuld kui ka hõbe, kusjuures hõbe kukkus tervelt 1/3 võrra võrreldes eelnenud perioodiga, mis on täiesti hämmastav, aga samal ajal dollar hakkas selle mõjult tugevnema. Selle animatsiooni avaldas IRGC. See demonstreerib, kuidas nad B2 pommitaja alla tulistavad, kui see siseneb Iraani õhuruumi. Ning omandireformi käigus koduta jäänud olete oodatud piketile 5. veebruaril kell 14.15 Tallinna volikogu ette, aadress Vana-Viru 12. Tulgem meelt avaldama, omavahel tutvuma ja uue MTÜ õiguskodule liikmeks astuma. MTÜ õiguskodule e-post oiguskodule@gmail.com. Ja päris siia lõppu veel see markeering ka, et see, kuidas praegu plakatitega käitutakse, ennekõike räägime lendlehtedest inimeste teavitamisel. Sellised inimesed, kes ustelt lihtsalt ära rebivad meeleavalduse teate, kuna nad teavad ju väga hästi, et avalikult seda, ütleme, tänavapildis ei näe, siis need inimesed töötavad sihiteadlikult inimeste vastu, kes on juba kodu kaotanud ja nad ei mõtle ilmselt kunagi ka sellele, et nad võivad olla järgmised, kes kodu kaotavad. Et see on väga lühinägelik ja ohtlik tee, mida lubavad need inimesed, kes lihtsalt ustelt silte ära rebivad. Häbematud sellised. Nii palju tänaseks. Aitäh, et meie saadet vaatasite ja kohtumiseni järgmisel pühapäeval. Kõike head!